nimi on Joosep ja ma pole päris tükk aega eriti midagi teinud. Aga täna oli siuke ilus ilm, päike väljas ja üks esimesi, eile oli ka okei, aga suht tuuline oli, aga üks esimesi ilusaid ilmu, nii et proovin jälle siin natukene vibu lasta. No nii, vinnastame vibu ära. Ja siit läks niimoodi saakudesse. Võib-olla mõned teist on juba tähele pannud, et see on teistsugune vibu. Ma vahepeal natuke arendasin oma varustust, et ostsin uued nooled ja ka vibu. Nii et see on siis põhimõtteliselt Türgi hobuse vibu, et sellega saab hobuse pealt ka lasta. Ning nooled on kiirlaskmiseks, et need otsad on natuke laiemad, saab kergemini siis võtta ja tulistada. Viimase vlogi ma tegin vist üldse väga kaua aega tagasi sellise küsimused ja vastused, kui ma metsas käisin. Et see aasta ikka see sammune talv tõmbas korralikult läbi. Kevadväsimus on ilgelt suur. Ma tõmban nüüd need nooled siit välja ka. Ega mu elu praegu ongi siuke, et mul on 5 tundi und täna. Mõnikord saab rohkem, mõnikord vähem, aga väikse lapsega ikka. Kunagi ei tea, kui palju magada saad. Ja siis see pimedus ja kõik see, mis siin talve lõpupool oli ikka jube. Nüüd need ilusad ilmad õnneks annavad natuke energiat juurde ka, et pole aastaid olnud niimoodi, et see kevadväsimus või siis talve lõpp niimoodi tühjaks tõmbab. See on ikka next level värk. Ma siin vahepeal olen mõelnud, et mida videotega teha. Et mänguvideoid on lahe teha küll, aga see lõpuks ka tüütab ära. Tahaks nagu vahepeal midagi muud ka teha. Looga on päris äge teha. Aga samas, kui ma ei käi kuskil või ei tee midagi, siis nagu ei ole midagi näidata ka otseselt. Meil on tegelikult hästi palju Minecrafti ideid ka, mida me Manaklotsis veel tegema hakkame. Aga see server läks ka vahepeal pekki, aga õnneks need ehitajate gildi videod olid nüüd kanalile. Et see oli hea nostalgia. Ja seal nagu nägi, mis juhtus 13 aastat tagasi. Ehitajate gildi thumbnailid oli mulle juba 13 aastat pinda käinud, need olid nii halvad ja nüüd see andiski mulle võimaluse kõik need pildid uuesti teha ja päris head tuli välja ka minu meelest. Aga kuna mul on nii palju igasuguseid erinevaid huvisid ja asju, mida ma teha tahan, siis ma olen päris mitu aastat mõlgutanud mõtteid, et võiks mingisuguse podcasti teha. Podcastiga on muidugi see jama, nagu meil mänguväljagagi oli vahepeal, et me podcastidis jutt peab jooksma. Ja ma ei tea, kas mul on nii palju sõpru ja huvitavaid inimesi, keda sinna kutsuda, et see podcast igav ei oleks. Sest kui panna kaamera tööle ja siis meil on ainult paar sõna öelda ja rohkem midagi jutuks ei tule, siis see tuleb küll päris halb podcast. Meil paar korda niimoodi mänguväljaga oli ka, et mänguväljaga need podcastid minu meelest väga ei jooksnud. Aga samas andke mulle teada, et kas teid huvitaks mingisugune podcast erinevate inimestega. Ma teemat ei tea, nagu ei olekski teemat, sest mul on nii palju huvisid asju. Mind huvitavad inimesed ka, kes teevad igasuguseid erinevaid asju ja kellel on kogemused, mida mul ei ole, nii et mõnes mõttes see podcasti idee oleks päris hea. Nüüd, kus väljas on jälle soe ja
ja eluvaim hakkab tagasi tulema, siis võib-olla annab jälle ägedaid asju teha ja see nii-öelda talvine masendus läheb juba ka mööda. Siis on jälle aeg ägedaid asju teha. No nii, viimane nool. 3 tükki olen mööda lasknud siit imeliku nurga alt, aga ootan, kas viimane läheb pihta. Täiesti mööda. Aga andke mulle teada, kuidas teie talv on möödunud ja kuidas teil selle talvise masendusega on, kas see aasta oli kuidagi eriti hull või mitte. Sest mul nagu paar aastat ei ole nii hull olnud kui nüüd see kord, et jah. Aga võib-olla see on see ka, et väike laps ja siis ei saa magada ka nii hästi, kui varasemalt olen saanud. No Sämmu, mis teed? Sämmu, Sämmu. No Sämmu tuli ka siia laskma ja kas sa hoiad sabaga vibu või kuidas sa lased Sämmu nämmu?